Funktsiooni määramispiirkonna leidmisel tuleb alati mõelda, milliste argumendi väärtuste korral on funktsiooni väärtust võimalik arvutada. Või teisisõnu, kas leidub selliseid argumendi väärtusi, mille korral funktsiooni väärtust arvutada pole võimalik. Funktsiooni määramispiirkond koosneb siis kõikidest sellistest argumendi või siis x-i väärtustest, mille korral me saame funktsiooni väärtuse ehk y välja arvutada. Kui avaldises on sees logaritmid, siis tuleks alati mõelda selle peale, et logaritmi saab ju arvutada vaid positiivsetest arvudest. Ehk siis meie funktsiooni puhul kindlasti selleks, et ma saaksin arvutada välja naturaallogaritm x-ist, peab x olema positiivne. Selleks, et ma saaksin välja arvutada naturaallogaritm x-2-st, peab x-2 olema kindlasti positiivne. Ja selleks, et ma saaksin arvutada ka viimase liidetava väärtuse, ehk leida naturaallogaritmi x+4-st, siis ka x+4 peab olema positiivne. Kui juba üks nendest logaritmitavatest siin peaks muutuma negatiivseks, siis funktsiooni väärtust enam arvutada võimalik ei ole. Saime 3 tingimust. Need kõik tingimused peavad olema täidetud samaaegselt. Vastasel korral ei ole võimalik funktsiooni väärtust leida. No mis meil sisuliselt tekkis? Tekkis ju võrratuste süsteem. Ja võrratuste süsteemi lahendi hulgaks on teadupärast üksikute võrratuste lahendi hulkade ühisosa. Need on kõik lihtsad lineaarvõrratused. Lahendame ka teise ja kolmanda võrratuse ära ja saame sisuliselt 3 tingimust. X peab olema suurem 0-st, suurem 2-st, suurem -4-st. Ei ole liiga keeruline välja mõelda, missuguses piirkonnas siis need kõik tingimused korraga täidetud on. Suurem 0-st, suurem 2-st, ja suurem -4-st. Sellelt väikselt skeemikeselt on ka visuaalselt näha, et tegelikult kõik need 3 tingimust on täidetud lõpmatusvahemikus 2-st lõpmatusse, mis jääbki siis meie funktsiooni määramispiirkonnaks. Kui me nüüd seda sama asja uurime graafiliselt ja joonestame selle algse funktsiooni graafiku, siis on samuti näha, et tõepoolest see funktsiooni graafik eksisteerib alates x-i väärtusest 2. Enne seda meil graafikut ei ole. Järelikult funktsiooni määramispiirkonnaks ka jooniselt lugedes on tõepoolest lõpmatu vahemik 2-st lõpmatusse, nii nagu ka meie arvutused